Kuidas tegeleda keeruliste inimestega meie elus? Meie kõigi mentaalsetes nimekirjades on inimesed, kes meile ei meeldi. 1, 2, võib-olla rohkem. Aga kõik inimesed meie elus peaksid olema meie armastuse, kohustuse nimekirjas. Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase Kohvi saade ja me räägime sellest, kuidas tegeleda keeruliste inimestega. Ma tahan lugeda 1. Johannese kirjast peatükk 4, salm 20, kus öeldakse nii: kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, vihkab samal ajal oma venda, siis ta on valelik. Ehk teisisõnu, ta ei armasta Jumalat, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja meil on temalt see käsk, et kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Nüüd meil kõigi elus on inimesed, kes on keerulised, raskete iseloomudega. Mõni sugulane, kes kannab viha teiste sugulaste peale, kuna vanemate pärand sai jagatud nende arust ebaõiglaselt. Võib-olla on su elus töökaaslased, kes on liiga jutukad. Võib-olla mõni koguduse liige, kes jälle üldse midagi ei räägi ja temaga raske vestlust pidada. Sulle võib-olla käib närvidele mõni inimene, kellega sa iga päev mingis kontekstis kohtud. Ja võib-olla mõni inimene on nartsistlik, nende ego on liiga suur, me kohtume ja meie elus on kogu aeg inimesi, kes meid nagu kassi vastu karva paitavad. Ja me kõik teame seda, kui sa kassi hakkad vastu karva paitama, siis kass läheb närvi. Nüüd, kõik inimesed ei saa oma vahel läbi, see on selge, see ei ole midagi uut siin taeval. Me teame, et piibliraamatus juba alguses Kain ei saanud läbi oma venna Aabeliga. Seal tekkis pinge selle najal, et Jumal oli õnnistanud Aabelit ja Kain arvas, et ta on vähem väärt ja tema annid on vähem väärt ja sealt tekkis pinge vendade vahel. Ja me teame, kuidas see asi lõppes. Piibel ütleb, Joosepi vennad vihkasid Joosepit selle soosingu tõttu, mida isa andis sellele pojale hiljem tema unenägude ja seletuste tõttu. Samuti me teame, et Taaveti vennad pilkasid teda. See oli sama päev, kui Taavet tuli sinna lahinguväljale. Tuli neile toitu tooma ja tegelikult samal päeval ta lööb maha Koljati, nii et Taavet tõestab ennast olevat palju kõvem mees, aga vennad nägid temas midagi muud kui oma lähedast sõpra. Tema isa ei kutsunud Taavetit isegi kuningaks võidmise teenistusele. Alles pärast seda, kui Saamuel oli kõik Taaveti vennad läbi käinud ja Jumal ei olnud ühegi nende suhtes öelnud, et nendest tuleb kuningas ja küsis Iisa käest, kas sul on mõni poeg veel lisaks. Iisa ütles, mul tuleb praegu meelde küll, et Taavet on ka veel üks poeg. Ja me teame, et Taavetist sai kuningast, oli Jumalale meelepärane mees. Ja Jeesuse jüngrid vaidlesid selle üle, kes peaks olema suurem. Abraham ja Lott läksid riidu. Vähemalt niimoodi piibel ütleb meile, et Abraham ütles Lotile, et ärgu olgu riidu sinu ja minu vahel, sinu ja minu sulaste vahel. Nii et seal oli üks pingeväli. Ja isegi Uuest Testamendist on ju mitmed näited. Me teame, et Paulus ja Barnabas läksid eri teid. Neil tekkis mingi pinge. Nüüd pinged alati tekivad suhetes mingi asja pärast. Ja kõige sagedamini need tekivad erimeelsuse tõttu. Teinekord kuradi valed on külvatud inimeste sisse. Ja väga tihti need valed saavad õitsele lüüa, kuna inimesed omavahel ei suhtle. See on, mis juhtus Edenaias. Kurat tuli ja valetas Aadamale Jumala osas. Nüüd, kui me Jumalaga suhtleme,
tema sõna loeme regulaarselt ja tõde tuleb meisse, siis vaenlasel ei ole mitte nii lihtne valesid külvata meisse, mis puudutab meie suhestumist Jumalaga või teiste inimestega. Aga kui me ei tea tõde, siis vale leiab kergemini tee meie sisse. Ja muidugi inimeste isekad agendad, meie kangekaelne tahe, meie omaenda viis, ma ei tea, kas see oli Frank Sinatra või Elvis Presley, kes laulis selle kuulsa laulu, et I did it my way. Ma tegin seda oma enda viisil ja kui sulle meeldib minu viis, nagu Ameerikas öeldakse, my way or highway, ehk siis mine laiale teele, mine maanteele, kui sul minu tee ei meeldi. Ja kahtlemata palju pingeid, tülisid, ebameeldivusi. Inimesed lausa lähevad lahku oma õiguse kaitsmise pärast. Ma ei unusta iial ära, kui pastor Harry Leesment kunagi ühes oma jutluses ütles, sul võib olla õigus. Sul ongi õigus. Sinu poolel on seekord õigus. Aga ta ütles nõnda hästi, loobu oma õigusest. Ja ma mäletan, kuidas see puudutas mu südant, sest ma mõtlesin absoluutselt, see on see, mis Jeesus tegi, mida Piibel ütleb. Ta ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust, jättis maha oma taevalikud privileegid, et võtta inimese kuju, orja näo, sai inimeste sarnaseks ja alandas ennast risti surmani, see, mis Piibel meile ütleb, ja Jeesus on meie eeskuju. Nüüd tavaliselt, kui pinged tekivad inimsuhetes, siis kõige lihtsam viis oleks lihtsalt tõusta püsti ja jalutada minema. Ja mitte tegeleda selle probleemiga. Ja teinekord on probleem aga meis endis ja mitte teistes inimestes. Ja võib-olla päris tihti on see probleemi allikas hoopis meis. Ja hämmastav, kui see ka pole, et inimene suudab lõhkuda seda, mida Jumal on kokku pannud. Kuidas aga tegeleda keeruliste inimestega ja inimsuhetega? Mõningad asjad, mida mina olen õppinud ja jätkuvalt õpin, aga üks nendest on, et panna ennast teiste inimeste kingadesse. Hämmastav, kuidas meie perspektiiv võib muutuda, kui me kõnnime läbi millegist, elame läbi midagi, mille osas me eelnevalt mõistsime kedagi hukka, mitte aru saades, mis see tähendas, sest me olime subjektiivsed ja mitte objektiivsed. Aga minnes läbi millegist sarnasest ise, kogedes hülgamist, kogedes kaotust, läbikukkumist, depressiooni, hirmusid, tegeledes asjadega, mis on keerulised meie endi elus, aitab meil paremini mõista neid inimesi, kes kõnnivad läbi asjadest, millest meie ei ole läbi kõndinud. Teiseks, mis aitab meil tegeleda keeruliste inimestega, on riietada ennast alandlikkusega, mitte uhkusega ja üleolevusega ja kõike teadvusega. Muuseas, alandlik inimene on õpetatav inimene. Ja see on see materjal, mida Jumal vajab, et meist midagi ilusat vormida. Ma mäletan aastaid tagasi, isegi aastakümneid tagasi, ma olin saanud pastoriks ja ma läksin kedagi paika panema, kelle osas ma olin kindel, et selline suhtumine ja selline käitumine ei ole kuidagi õigustatud, üksnes, aga et leida, et selle inimese tegevus oli reaktsioon minu tegemata jätmisele. Õieti see olukord oli peegelpilt minu enda juhtimise puudulikkusest. Mina aga läksin selge mandaadiga enda arust seda inimest paika panema. Nii et riietada ennast alandlikkusega on ülimalt tähtis, enne kui ma selle ukse avan ja prõmake sealt sisse astun ja selle ukse kinni löön, on üks hea ingliskeelne ütlus, mis ütleb niimoodi, check your attitude at the door.
kontrolli oma suhtumist uksel, riieta ennast alandlikkusega. Eeldused ja eelarvamused ei ole osa alandlikkuse rüüst. Nüüd kolmandaks, et keeruliste inimestega toime tulla. Meil tuleb nende inimeste eest palvetada. Matteuse 5:44 ütleb, et palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, kui keegi teeb sulle haiget, palveta nende inimeste eest. Nüüd, palve teeb seda, et Jumala vaim töötab nende inimeste südametes. Mida nad on teinud, võib-olla nad ei ole sellest veel isegi aru saanud. Teinekord me ei mõista, et me oleme kellegile haiget teinud ja see on isegi kavatsuslik. Ja Jumala vaim tegeleb nendega ja muudab nende perspektiivi, aga palve teeb ka seda, et sinu südame hoiak on hoitud õiges nivoos, et see ei lähe kurjuse suunas, et see ei lähe kättemaksu suunas, andestamatuse suunas, et sa ei lase kibedust enda sisse. Nagu Piibel ütleb, et ükski kibeduse juur ärgu kasvagu üles, ehk teisisõnu kõigepealt kibedus kasvab allapoole. See juur ju läheb allapoole ja enne kui viljad nähtavale tulevad ja siis on juba pahandus majas, on see tükk aega teinud tööd sissepoole. Me oleme kedranud seda filmi enda sees, me oleme leierdanud neid plaate enda sees ja me oleme ütelnud endale, et vaat siuksed asjad juhtusid mulle ja see on see, mida ma teen. Nii et palve muudab sinu südant ja palve toodab intiimsust. Kui sa oled palvetanud koos kellegiga, sa tunned teistmoodi lähedust, ma garanteerin seda. Ja palve toodab lähedust nendega, kelle eest sa palvetad, kes sinu eest palvetavad ja kellega koos sa palvetad. Nüüd neljandaks, kuidas tegeleda keeruliste inimestega, on ära tasu kurja kurjaga. Roomlastele kiri ütleb nõnda, 12. peatükk 17. salm, ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga. Mõtelge ikka sellele, mis hea on kõigi inimeste suhtes. Kui keegi tegi sulle kurja ja sina teed kurja talle vastu, siis vaenlane võitis selles olukorras, mis puudutab sinu elu. Sellepärast, enne kui sa seda kurja tegid, sa lasid kurja mõtte enda sisse. Kurjad mõtted, mida sa peast välja ei viskanud, hakkasid kujundama sinu suhtumist, sinu hoiakut kurjemaks. Sellest kurjemast hoiakust hakkasid lähtuma teod. Nii et selleks ajaks, kui teod ilmevad, on see kurjus kohandanud ennast sinu mõttesüsteemi, sinu hoiakutesse ja need on juba välja tulnud sinu tegudes. Ja nõnda siis tuleb meil valvata, mida me mõtleme ja võtta vangi iga mõte, nagu apostel Paulus ütles, Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Mitte tasuda kurja kurjaga ja kuri on kurjad teod, kurjad sõnad ja tegelikult ka kurjad mõtted. Viiendaks, ole aeglane vihastuma. Jakobuse kiri ütleb meile 1:19 ja 20, et olge pikalised vihale, pikalised ka rääkima, kiired kuulma. Ameerika kunagine president Abraham Lincoln, temast öeldakse, et hiljem leiti prügikastist mõningaid tema kirju, mida ta oli kirjutanud teatud isikutele. Presidendina ta suhtles väepealikudega, tähtsate osakondade juhtidega ja teinekord olid ajad ja hetked, kus Abraham Lincoln, kes läks ajalukku kui väga lugupeetud, väga imetlusväärne, armastatud Ameerika president, ometigi, kus ta vihastus, kus enne kui ta selle kirja ära saatis, pani ta selle natukeseks ajaks veel ootele ja mitte, et kiri vajas oodata, aga Abraham Lincoln vajas seedida ja mõelda, kas ma kasutasin ikkagi õiget viisi asjade väljenduseks. Sõnadel on tohutu vägi, me kõik kasutame seda tsitaati kogu aeg, aga siis viskame sõnu välja nii, et nagu automaatrelvast. Ja Abraham Lincoln järgmisel päeval või paar päeva hiljem leidis, et see kiri ei väljendanud õieti seda, kuidas ta tegelikult tahtis asju sõnastada, välja öelda. Ta oli teinud seda liigses pahameeles, ärrituvuses
ja ta viskas selle kirja ära ja kirjutas täiesti uue kirja. Selles on suur tarkus. Nagu ameeriklased ütlevad, sleep on it. Maga veel üks öö enne, kui sa otsustad seda asja teha. Vihastumine on emotsioon, kas pole nii, aga vihastumise väljendumine on tihti õpitud tegevus. Olen seda tähele pannud lauatennise saalis, kus ma käin. Mehed aeg-ajalt, arusaadavalt väljendavad oma frustratsiooni. 2 suurt viga, mis lauatennises ikka juhtub, on see, et sa lööd palli võrku ja lööd palli üle teise poole lauast. Ja need väljendused, nii sõnalised kui ka igasugused muud mõminad ja ohked ja frustratsiooni hääled on väga sarnased, sest me korjame neid üksteiselt ülesse. Tihti tütred väljendavad viha nii nagu nende emad, pojad nii nagu nende isad. Nii et sellepärast ütleb Piibel, et ära käi läbi vihastuva inimesega, et sa ei harjuks ära tema viisidega. Nüüd üks teine asi, mis aitab meil keeruliste inimestega toime tulla, on see põhimõte, mida õpetussõnade raamat väljendab 15. peatükis ja salm 1 ja see on see, et pehme vastus vaigistab viha. Selle asemel, et nähvata samaga, keerulistelt inimestelt tihti tulevad sellised nähvamised meie suunas või vähemalt me tõlgendame või tajume neid sellistena. Aga sina ja mina ei pea laskuma samale tasemele. Eesti vanasõna ütleb, targem annab järele. Ja samuti, mis aitab meil keeruliste inimestega toime tulla, on see, mida roomlastele kirjas 12. peatükis ja 21 salm öeldakse, et sina võida kuri ära heaga. Keegi teeb sulle kurja, sina tee talle head. Kingi talle midagi, osta talle midagi, saada talle kaart, saada talle raha, saada talle tervisi. Ja ma ütlen sulle, see hämmastab teda, et kuidas sina, kelle vastu ta tegi neid ja neid asju, jätkuvalt teda armastad ja see armastus lõppeks murrab vastupanu. Sellepärast ütleb ka Piibel Jumala kohta, et selle väega, millega ta teeb kõik oma alamaks, ei ole mitte mingi autoritaarne vägi, millega Jumal lööb oma valitsuskepi vastu maad ja ütleb, nüüd kõik teete minu meele järgi siin, vaid Jumala kõike võitev vägi on armastuse vägi. Järgmiseks, kuidas toime tulla keeruliste inimestega? Vanatuntud, printsipiaalne, fundamentaalne asi, käi andestuses. Seda me loeme nii palju läbi kogu Piibli. Isegi meie saab palves 3 salmi 7 tegelevad andestusega. Ja andestus on Jumala jaoks tähtis, sellepärast et suhted on Jumala jaoks tähtsad. Me ju loeme seda, kuidas Piibel ütleb, et kui sa lähed oma andi viima altari juurde, ehk teisisõnu lähed Jumala teenistusele. Ja seal sul tuleb meelde, et sinu vennal on midagi sinu vastu. Isegi sul ei ole tema vastu, aga sul tuleb meelde, et sa näed, et midagi on tulnud meie vahele. Ta ütleb, jäta vant sinna ja mine ja lepi ära enne oma vennaga. Ja miks? Sellepärast me kõik teame seda, et meil on väga raske Jumalat ülistada, tõsta oma käed ja kiita teda. Samal ajal, kui meil on olnud tuline vestlus oma abikaasaga enne kogudusse jõudmist või meil on olnud mingi tüli kellegi tähtsa lähedase inimesega, need asjad takistavad meid, segavad meid. Ja sellepärast Jumal ütleb oma sõnas, mine ja klaari ära see asi. See asi saabki osaks sinu Jumala teenistusest. Ehk teisisõnu, sa teenid Jumala huve ja meelehead sellega, et sa teed oma suhted korda ja üks viis suhteid parandada, vähemalt mis puudutab sinu poolset sammu, on andestada. Keegi on kunagi hästi ütelnud, et kui halb inimene eksib sinu vastu, siis anna temale andeks, et ei oleks 2 halba inimest. Aastad tagasi ma mäletan, mul oli üks situatsioon, kus mõned lähedased vennad, kellega ma olin väga palju aega koos kasvanud, teeninud issandat, olime ühes koguduses, olime lähedased vennad, teatud situatsioonid juhtusid ja
Ühtäkki need vennad kahekesti pöördusid minu vastu. Ma tundsin ennast üdini hüljatuna, haavatuna, katki ja ma võitlesin andestamatusega. Ma tahtsin kolmandatele isikutele kaevata, kui halvasti mind koheldi. Ma tahtsin Jumala ees nuriseda, kui halb mu elu on selle tõttu, mida nemad tegid, just kui need teised inimesed kontrollivad minu elu ja minu tulevikku ja minu saatust, mis ei ole tegelikult tõde. Ja võib-olla teinekord inimesed teevad asju meile, mis põhjustavadki väga suuri draamasid ja tragöödiaid. Sinu ja minu hoiakud on ometi meie meelevallas ja kontrolli all. Jumal ütles mulle selgelt, kui sa ei andesta nendele inimestele, siis sinu elu ei liigu siit paigast edasi. Ja ma mäletan, ma leidsin ennast palvetamas ja ma palvetasin iga päev, teen seda siiamaani. Ja ma hakkasin spetsiifiliselt palvetama nende kahe venna eest nimeliselt. Ma ütlesin, Jumal, ma armastan neid ja ma ütlesin seda välja Jumala ees. Sa oled valanud püha vaimu läbi oma armastuse minu südamesse. Roomlastele 5:5 ja ma armastan neid vendi, ma räägin nendest head, ma teen neile head, kui mul on see võimalus. Ja nõnda mõnda kuud nende eest paludes ma tundsin, kuidas minu südame hoiak oli muutunud. Ja kui ma neid nägin või nende nime kuulsin, see ei toonud enam sellist haavavat tunnet mu sisse või frustratsiooni või meelehärmi või viha. Seevastu ma tundsin kaastunnet, tundsin armastust nende vastu ja peatselt Jumal taastas need suhted ja liigutas minu elu sellest madalseisus, kus ma tolles ajas olin. Sinna paika, mida tuli järgnevaks minu jaoks valmis pannud. Nii et andestuses käimine on eluliselt tähtis. Veel üks viis, kuidas keeruliste inimestega toime tulla, on väldi mõttetuid tülisid. 2. Timotuse 2 ja 23-26 Paulus ütleb Timotusele, et Jumala sulane ärgu tülitsegu. Joyce Meyer on ütlenud minu arust ühe väga tähtsa mõtte ja see kõlab niimoodi, et lase nii palju asju minna kui võimalik. Ära topi oma nina igasse asjasse. Ära püüa iga asja kohta arendada mingit arvamust. Vanasti teinekord ma sattusin lugema interneti kommentaare. Ja see on hämmastav, millist rämpsu inimesed oma südamest välja valavad, kuna seda on võimalik anonüümselt teha ja materdada ja süüdistada ja hukka mõista ja paika panna ja väljendada asju nõnda, nagu nemad teaksid, kuidas maailm peab toimima. Me rääkisime just sellest. Käi pigem armastuses, andestuses, palveta nende inimeste eest, tee neile head. Kui me ütleme, et me armastame Jumalat, siis meil tuleb armastada ka oma venda. Nende seas on keerulisi inimesi, raske iseloomuga inimesi. Need kõik inimesed ei pea meile meeldima, aga me peame kõiki inimesi armastama. Ja apostel Paulus ütles Galaatia kirjas 6. peatükis, et kandke üksteise koormaid. Ja nõnda te täidate Kristuse käsku ja Kristuse käsk oli, et me armastaksime üksteist nii, nagu tema on meid armastanud. Ma olen kutsutud aitama, kanda tema koormat, vähemalt mingi distantsi. Me ei saa teiste inimeste elu ära elada nende eest, aga me saame neid aidata täna. Neil on väljakutse sel hetkel. Ta ei pruugi olla minu sõber, aga kui ma kohtlen teda armastuses, siis evangeelium õpetab meile, et Kristus võtab seda isiklikult öeldes, mida te olete teinud neile ühest vähemast minu vendade seast, seda te olete mulle teinud. Mul on üks sõber, tema nimi on Heino. Ta on 85 aastat juba vana. Me kohtusime Heinoga Pärnu lauatennise klubis. Ma kutsusin teda meie koguduse alfa kursusele. Seal Heino andis oma elu Jeesusele, Kristusele ja on käinud periooditi meie koguduses nüüd siiamaani. Heino, kui ta istub teenistustel,
tal ei ole kõige parem kõrvakuulmine. Kui keegi kõneleb seal jutluse, siis alati ta ei saa kõigest aru. Ma näen seda. Olla täpne, ta vajub isegi unne, vajub teinekord magama. Kuigi inimesed ei pruugi aru saada teoloogiast või isegi meie doktriinist, nad saavad aru armastusest. Armastuse keelest nad saavad aru. Kui Heino tuleb klubisse lauatennist mängima, siis ma tunnistan, ta ei ole minu esimene ihaldusväärne mängupartner, sest tema vanuses, tema lülisammas, tema lihaskond ei ole enam nii nõtket, ta ei ole nii painduv. Loomulikult minu tase on temast kõrgem, mitte et ma olen parem temast, aga lihtsalt meie füsioloogia on juba tänaseks nõnda erinev. Heino ei ole mulle võrdne vastane. Aga ma mängin temaga, kuna see valmistab talle rõõmu. Talle meeldib, kui ma teen selliseid serve, mis kerivad ennast võrgu pealt tagasi, nii et ei jõua neid isegi puutuda. Ja siis ta saab alati naerda ja teeb mulle pöidla ja ma näen, ta naudib seda. See on see, mis läheb talle korda. Nii et Heino ei pruugi aru saada kõigest teoloogiast, aga ta saab väga hästi aru, kui keegi hoolib temast. Ja sõbrad, see on ka eeskuju, mille Jeesus Kristus meile jättis. Et ta kohtles ka neid, kes talle halba tegid, kes kahtlemata talle ei meeldinud. Armastuses. Ja tema armastus muutis inimeste elusid. Muudab seda jätkuvalt tänapäev sinu ja minu läbi. Ja Jumal, andku meile jõudu ja andku meile tarkust tegeleda ka keeruliste inimestega, pidades meeles, et aeg-ajalt me oleme ise need keerulised inimesed kellegi jaoks. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.